Kinnisvara on üks kapitalimahukamaid ja väärtuslikumaid varaklasse nii eraisikute kui ka juriidiliste isikute jaoks. Seetõttu on oluline kinnisvaraga tehingute tegemisel olla kursis võimalike riskidega ja kinnisvara omanikuna oma õiguste ja kohustustega. Planeerimine, ehitamine, kinnisasja üürimine või rentimine on seotud naabrusõigustega. Olgu selleks siis ootamatult kodule juurdepääsude sulgemine või üle piiri kasvanud naaberkrundihoone. Tekivad vaidlused naabrite vahel just siis, kui kinnisasja omanik vahetub ning naabrite vahel suusõnaliselt kokkulepitu enam ei kehti. Kinnisasja kasutuse tulevikuks määravad peamiselt ruumilised planeeringud. Nendeks on üldplaneering ja detailplaneering. Tihtilugu aga pole päris selge, kas ressursimahukat detailplaneeringu koostamise protsessi on vaja üldse läbida. Alates 1. juulist 2015 hakkasid kehtima uuele mõtteviisile toetavad planeerimisseadus ja ehitusseadustik, kuid nende osas alles praktika kujuneb. Kaasaegne kinnisvara kasutamise õiguslik regulatsioon nõuab asjaosalistelt paindlikkust ja head riskide tunnetamise oskust. Vajalt näiteks tuleb korteriomanik selle peale, et läbi Airbnb enda korterit külalistele majutuseks pakkudes võib temast saada turismiettevõtja. Maikuu ongi Njordis kinnisvarakuu. Me räägime teile ruumilisest planeerimisest, ehitusõigusest, kinnisvaratehingutest ja üürilepingutest ning anname praktilisi nõuandeid, kuidas kinnisvarasektoris tegutsedes vältida probleeme. Jälgige meid Facebookist ja LinkedInist ning meie kodulehel